selle jaoks, et Writeris mingit konkreetset teksti, sõna või fraasi otsida ja asendada teise tekstiga. Selle jaoks on olemas spetsiaalne töövahend, mille te leiate redigeerimine menüüst ja valite käsu otsi ja asenda. Klaviatuuri kiir kombinatsioon on Ctrl+Klav pluss #täht ühe korra. Avanemas aknas tuleb siis ülemisse lahtrisse, kus on otsitav, sisse trükkida see sõna või fraas, mida te soovite leida ja asendada. Siia lahtrisse, kus on asendus, tuleks sisse trükkida, millega me soovime asendada seda otsitavat sõna või fraasi. Saate all veel täpsustada, kas tegemist on tõstutundliku sõnaga, mis tähendab siis seda, et kas eristatakse suur ja väike tähti. Näiteks, kui ma otsin sõna writer sellisel kujul, nagu te siin näete, aga dokumendis esineb ta ainult suure tähega, siis ilma selle märgita tõstutundlik leitakse ta ülesse, aga kui ma teen siia sisse märke, siis teda enam ei leita, sest ta ei ole suure tähega minu poolt trükitud variant. Ja teine on siis ainult terved sõnad, mis tähendab seda, et kui see writer on mingisuguse sõna tüvi, siis selle valiku puhul teda ei leita, vaid leitakse ainult eraldi sõna, mis on writer. Nii, ja proovime läbi ka. Otsitav sõna, trükin siia näiteks sõna piisavalt. Ja asendus küllalt. Ja nüüd selleks, et siis asendada kõik need sõnad, on kaks võimalust. Kas ükshaaval, siis ma klõpsan nupule asenda ühe korra ja näidatakse mulle see esimene sõna ära, kus on leitud. Või asenda kõik nupuga, siis automaatselt käiakse kogu dokument või selekteeritud ala läbi ja asendatakse kõik sõnad piisavalt sõnaga küllalt. Klõpsan. Öeldi, et leiti kokku 4 sõna piisavalt ja asendati. Ütlen sobib. Ütlen sellele aknale sulge. Ja nüüd siis on võimalik üle kontrollida, et tõepoolest, kas asendati minu sõna või ei asendatud. Juba eelnevalt läbitult teame, et otsimise jaoks võtan redigeeri, otsi. See sõna, mis ma palusin kasutada, oli küllalt. Trükin ta siia otsingusse, enter ja näete, on olemas. Nii et asendus töötas.